Tere, mina olen Taavi Pertman, väikeinvestor, ettevõtja ja koolitaja. Ja sa kuulad Raharaadiot, kus räägime rahast, investeerimisest ja kõigest sellega seonduvast. Tervist! Täna jagan sinuga saadet, mille salvestasime investeerimisklubi podcasti jaoks. Rääkisime Markus Roogna ja Marko Oologa siin rahaasjadest natukene üldisemalt, mõnest teemast lähemalt ja natukene ka siis minu investeerimisteekonna algusest. Loodan, et leiasid midagi kasulikku või lihtsalt enda jaoks midagi huvitavat, mida kõrva taha panna. Head kuulamist! Tere tulemast saatesse, Taavi Pertman. Tere! Markus. Tere Marko, tere Taavi. Tere! Ülimalt hea meel, et sa tulid. Taavi kohta siis nii palju, et Taavi on investor, autor ja koolitaja, veab eest Rahafoorumi nimelist kommuuni, mille üks osa on ka Raharaadio tegemine, siis podcast siis raha teemadel ja peamiselt on siis keskendunud alustajate investeerijate koolitamisele. Ja senini on aidanud tuhandetel eestlastel alustada investeerimisega ning aidanud neil siis luua süsteemset isiklike rahaasjade sellist infrastruktuuri ja aidata neil siis personaalse rahandusega natuke kaasa. Et fun fact on see, et mina sain ka Taavilt väga palju tuge aastaid tagasi, kui Taavi siis loosis välja kõikide kirjutajate vahel, kõik, kes kirjutasid enda teekonnast ja enda kogemustest, siis loosisid välja ühe eesmärgipärase investeerimise e-raamatu. Ja sina võitsid? Jah, ja siis sa andsid mulle ühe tasuta koopia sellest. Seda ma ei mäleta. Et igastahes pidi kirjutamist Taavile e-maili peale ja siis Taaviga pärast arutasime ja siis ütles, et kõik, kes kirjutasid, neil oli võimalus saada see tasuta, aga reaalselt lõpuks kõik nagu tahtsid seda raamatut, aga ainult vähesed kirjutasid. Ja sina siis olid mina mõtlesin, et kui tasuta saab ja tuleb kirjutada, et siis ma ikka teen ära, aga siis tundub, et paljud ei olnud nõus isegi seda väikest asja tegema. Jah, tihtipeale ongi, et kui alustajaga ei tegutse, siis ei saa ka midagi. Ja tänast saates tegelikult tahakski võtta siis luubi alla isiklikud rahaasjad, personaalse rahanduse ja rääkida sellest, et kuidas korraldada rahaasju nii, et tulevikus oleks rohkem, mida siis kulutada või investeerida. Kuidas tundub? Põnev teema. Teeme ära. Taavi, aga räägi, kui kaua sa oled ise aktiivselt enda rahaasjadega tegelenud ja kui palju sa oled oma siis investeerimisteed siis käinud? Ütleme, et ma ei ole nagu selline, kes lapsepõlvest saati juba hakkas seal mingid arveraamatuid pidama ja nii edasi, et väiksen ikka raiskasin raha ära ilusti, mis seal ikka olid, nätsud, kommid ja mingid jäätised ja muu pudipadi. Et ma arvan, minu huvi sellise rahaga mõistlikumalt ringi käimise vastu tekkis pigem gümnaasiumis, et siis, kui mul hakkas ka investeerimishuvi tekkima, eks need olid tugevalt seotud. Et kui ma enne kulutasin kõik raha ära, siis peale seda ma läksin sinna teise äärmusesse ja ma põhimõtteliselt tahtsin kõik raha ära investeerida. Küsisin jõuludeks näiteks sünnipäevaks mingite riiete jaoks raha ja siis see kuidagi lõpetas investeeringutes hoopis. Et selline teine äärmus oli. Et ma arvan, et see on äkki kuskil 2004-2005 kuskilt sealt hakkasin pihta. Päris pikalt tegelikult tegutsenud. Aga kuidas investeerimisega, et kaua sa aktiivselt oled investeerimisega siis tegelenud? Et kas saidki kohe gümnaasiumis alustada investeerimisega või see võttis natuke kauem aega? Natukene, mõtleks mingi aasta-2 läks võib-olla kauem. Aga jah, ta hakkas niimoodi, just see investeerimishuvi tekkis niimoodi, et me mängisime börsimängu. Et majandustunnis õpetaja tuli, ütles, et kui teil kõigil on nüüd kontod, mängige. Ja minu arust mingit rohkem väga mingit juhendamist ei olnud nagu. Ja siis ma hakkas mängima ja kuidagi kogemata läks hästi. Ja siis tekkis huvi ja ma arvan, et sealt see nagu kõik see asi nagu algus saigi. Et siis natuke aega läks mööda ja siis 2006, ma arvan, oli esimene selline reaalne börsitehing. Enne seda ma olin mingeid muid lollusid teinud, mida ma investeerimiseks täna ei nimetaks. Tolle ajal arvasin, et investeerin. Aga jah, siis ma osalesin sellel Olympiku IPO-l, mis läks väga hästi.
ja üks edukamaid IPO-sid. väga hea tootlus oli ja kõik oli väga hea. Aga üks küsimus veel investeerimisest, et milline sinu portfell täna välja näeb ja millesse sa süvenenumalt siis investeerid? Ta näeb üsna igav välja, et seal on ühisrahastust omajagu, peamiselt siis oma raha ja Mintos hetkel. Ja siis on väljaspool ühisrahastust paar eradiili ja väike törts on aktsiad ka. Et ja muidugi raha osakaal kipub kasvama, sest et ühisrahastuses ei ole nagu neid kohti, kuhu seda panna enam ja siis vaikselt tuleb sealt välja võtta, et oodata paremaid aega, kui saab jälle kuhugi investeerida, mis oleks mõistlik. Kogu see rahaasjade, ütleme, investeerimistegevus hõlmab endas tegelikult sükest rahaasjade väga nagu struktureeritud korraldamist ja haldust selle üle, et mida üldse sina mõistad personaalse rahanduse või sükse rahaasjade haldamise all? Kuidas sa praktiseerid seda? No see on, miks see mõiste nii suur ja lai, et tegelikult võiks sisse panna kõik asjad alates sellest, et kuidas sa oma eriala või tööd valida ja kuni võib-olla siis investeeringute haldamise ja pärandamiseni välja, eks kõik võiks siia alla tegelikult kuuluda. Et oleneb, mida sa nagu täpsemalt nagu rääkida tahad. Ma saan aru, et me antud juhul täna tahtsime rääkida sellest, mis on see just alustamise pool. Ehk kui sa oled oma teekonna alguses, hakkad koguma või hakkad investeerima ja võib-olla hakkad portfelli ehitama, et just sellest osast räägime täna, eks. Ja ma arvan, et jah, sellist võib-olla pärandamise juttu täna ei räägi, aga proovime äkki rääkida sellest, et mis selle sissetulekuga siis teha, et kuidas neid tulusid jälgida, siis räägiks sellest ka, et finantseesmärkid seadmisest, ehk et kuidas jõuda oma eesmärkideni, kuidas seda portfelli nii-öelda kasvatada või oma netoväärtust ja siis äkki puudutame natukene ka sellist portfelli haldust, et kuidas siis oma investeeringuid jälgida, et sellised teemad. Jah, aga Taavi, sa oled koolitaja, ma eeldan, sa oled nii-öelda kohanud väga palju alustavaid investeerimishuvilisi ja lihtsalt asjahuvilisi, et mida sa oled näinud, kogenud, et milliseid probleeme inimestel kõige rohkem on rahaasjade korras hoidmisega seoses, et mis need levinumad kitsaskohad nagu on? Noh, laias laastus tegelikult on üks suur probleem ja see on prioriteedid. Et inimesed toovad igasugu põhjuseid. Ma näiteks ma küsitlesin just hiljuti rahafoorumlasi ja sain sealt hästi palju vastuseid, et miks ei ole investeerimisega alustatud. Ja üks kõige populaarsem on see, et teadmisi pole. Ei oska nagu kuskilt pihta hakata ja nii edasi. Aga kui sa mõtled, et see on probleem, siis tegelikult see on tänapäeval üks lihtsamaid probleeme, mida lahendada. Et sa ütled, teadmisi pole, siis seal on juba lahendus sees, et mis lahendus on, hangi teadmised. Ja täna on see nii lihtne teha. Marko rääkis, mul on e-raamat ja seal on tegelikult kõik võimalikult lihtsalt kirja pandud, ma olen isegi pildid teinud, kuidas oma kontot luua kuskile kohtadesse ja nii edasi. Et tegelikult see on ülilihtne. Aga kui sa, mõnel ongi võib-olla põhjus, kui sa just alustad, siis jah, teadmisi pole, mine hangi, hakka tegutsema. Aga kui sa juba teist aastat ütled, teadmisi pole, siis põhjus on mujal. Eks sisuliselt see taandub selle all, et inimestel on laiskus või nagu motivatsiooni puudus? Ma ei ütleks, et laiskus, pigem võib-olla on nagu raske mõista seda, et miks sa investeerid üldse. Et see on selline kauge asi, tundub hästi raske paljudele, mis teine põhjus jälle, miks ei alustada infomüra, eks. Et meil on nii palju infot investeerimise kohta ja uudistest tuleb iga päev mingit infot, mida justkui serveeritakse investeerimise infona, aga tegelikult see ei puuduta investeerimist üldse. Et inimestel on segadus, tundub, et see on ülikeeruline asi, aga tegelikult see on ülilihtne. Ja see tuleb sealt väga hästi välja, et inimesed, kui minu poole pöörduvad, algajatel on just mingid sellised küsimused, mida algajal ei ole mitte kunagi vaja. Või siis võib-olla ei ole isegi hiljem ka vaja, aga nad tulevad selliste küsimustega, et nagu nad tahaksid hakata mingit, ma ei tea, mingit Elderi mingit kauplemist või mingit fondi hakata juhtima ja analüüsima kõiki, eks, et sul on mingi, ütleb, et ma saaks investeerida mingi 100 eurot kuus, ja siis tahab hakata mingit ülisüva analüüsi tegema ettevõtetele. Et sul ei ole seda vaja alguses. Ma arvan ka, et selline finantsmaailm tundub nii keeruline väljastpoolt vaatajale, kes seal sees ei ole ja siis see tundubki, et see on nagu fondijuhtide maailm, selline USA börs ja kauplemine ja tegelikult nagu personaalse rahanduse alla kuulub ka nagu, et sissetulekute väljaminekute kirjapanemine, et kuhu ma kulutan, palju ma teinin, et hästi lihtsad asjad, aga need ei, nendest keegi ei räägi, ega need telekast ka ei paista silma, seal ikka räägitakse USA pilvelõhkutes, kuidas seal fondijuhid kuuma annavad.
ehk siis sisuliselt ütleme, alustaval investoril ennekõike võib tekkida vale mulje üldse, kuidas see nagu isiklike rahaasjade haldamine või investeerimine peaks üldse käima, kui ta vaatab mingeid Hollywoodi filme, loeb peavoolumeediat, et no see ei pea isegi ainult see olema, selles mõttes minu blogist võib samamoodi lugeda, et tegelikult enamus koolitajad koolitavad nendel teemadel, mis neile huvi pakuvad, ja või kirjutavad blogi või siis räägivad mingis podcastis näiteks, et sealt võib ka jääda mulje, et oi, ma pean nii palju asju teadma. Ma teen mingi hullu analüüsi kuskil ühisrahastusse mingi portaali andmete põhjal, tegelikult sa ei pea seda tegema. Et jääb lihtsalt mulje, et nii palju on vaja, aga tegelikult ei ole. Aga Taavi, räägi sellest, et mis sinu elus on muutunud või muutus sellel hetkel, kui sa otsustasid oma isiklike rahaasjadel nii-öelda sarvist haarata? No ma ütlen, et see on nagu see pikk periood on, siin on nii palju muutunud ja see on uuesti muutunud ja see on veel muutunud. Et võib-olla lihtsam või parem oleks rääkida sellest, et mis see nagu mulle võimaldanud teha, et mis sellest kasu on olnud. Et ma sellest ei hakka rääkima, mis kasu on sellest, kui sa nädala sees saad mingeid asju teha, et saad poes käia või kinos käia või mis iganes kohtades, kus järjekordi pole ja piletid on tihtipeale odavamad ja nii edasi, reisida saad suvalisel päeval võtta reisimise pileti ja need on lisaplussid, siis kui sa enam ei peaks näiteks tööl käima. Aga mis pluss nagu oli see, et ma näiteks kunagi läksin Tartusse tööle, kolisin Tartusse, võtsin üürikorteri, töötasin seal 6 kuud ja mis selgus oli see, et palka väga ei saa. Et tööd saab teha, aga palka ei maksta. Ja siis tänu sellele, et ma olin elanud säästlikult, ma olin raha kõrvale pannud, ma sain selle 6 kuud seal enam ära elatud, ilma et see mingit suurt sellist põntsu oleks saanud, eks. Ja samamoodi ma sain nüüd hiljem, kui selgus, et minu tööandja nii-öelda huvid liiguvad minu põhimõtetega vastuollu ja see tegevus tundus mulle, et on klientidele kahjulik, ma ei tahtnud selles osaleda, siis ma sain ära tulla töölt või pidanud sinna jääma. Et selles mõttes selline ülemuse pikalt saatmise fond võiks nagu kõigil olemas olla. Et kas sellest mõttest siis kumas läbi ka see, et nii-öelda küsimus, et kuna me saame öelda, et minu rahaasjad on korras, et kui sa suudad nii-öelda pikemal perioodil elada niimoodi, et sa ilmtingimata ei ole sõltuv oma palgast, sissetulekut, püsivatest stabiilsetest sissetulekutest, et siis sul on justkui rahaasjad korras või on sul lisaksid sa sinna veel mingeid tegureid? See on see minimaalne, et rahaasjad peaksid korras olema, aga ma vaataks nagu natuke suurema pildiga seda, et sul peaks olema mingi konkreetne eesmärk või aru saama, mida sa tahad üldse. Ja kui sa liigud selle suunas sellises tempos, nagu sa tahad, et siis võiks öelda, et rahaasjad on korras. Et isegi, sa võiksid täna öelda, et su rahaasjad on korras, kui sa oled alustanud ja sa liigud õiges suunas näiteks. Jah, see ei ole ideaalne, sest alati saab paremini ja kui me üritaks nagu defineerida mingit ideaalset seisu, siis see on võimatu, sest kui sa sinna jõuad, siis sa mõtled, et oi, aga mul oleks seda teist asja vaja. Et nagu need Silicon Valley mingid miljonärid on seal, kes nüüd mõtlevad selle peale, et äkki ühel hetkel tuleb see mingi ühiskonna korraldus kukub kokku ja siis mul on vaja kuskile Uus-Meremaale mingit territooriumi osta ja ma pean oma helikopteri hankima ja nii edasi, et üritavad need mingid minimaalsed riske kuidagi maandada. Et sa ei jõuagi kunagi sellesse lõppseisu. Selle, kuna on korras, on see asi ka, et mingil hetkel on see kõige suurem emotsionaalne muutus, mida sa tuntavalt tunned. Et ma olen kuulnud, et see on sellel hetkel, kui sa hakkad teenima tööl või mingi sissetuleku piisavalt raha, et sa ei pea enam nii-öelda poes neid kilohindasid nagu näpuga järga ajama, et põhimõtteliselt tunned sellist, et sul on piisav sissetulek, et saad kõik oma põhivajadust nagu kaetud ja sul läheb natuke üle ka, et see on see tegelikult kõige suurem moment, kus inimene tunneb sellist rahulolu ja kõik, mis sealt edasi läheb, et kas hakkad nüüd passiivset sissetulekut teenima või kas sul lõpuks tekib nii palju raha, et saad oma ülemuse pikalt saata ja nii-öelda finantsvabadust nautida, siis need enam ei olnud nii suurt rahuldust enam ei paku, kui see esimene punkt, kus sa hakkad stabiilset sissetulekut teenima. Jah, ma arvan, et esimene punkt on see, et kui sa saad omale sööki lubada ja kodu, et kui sul neid ei ole ja sealt jõuad selle koduni, siis see, ma arvan, päris suur nagu pluss. Jah, absoluutselt. Eks siin neid astmeid on nagu hästi palju. Aga lähme siis isiklike selliste rahaasjade haldamise strateegiatesse ja praktilistesse tehnikatesse ja tööriistadesse, räägime oma kogemuse põhjal, kuidas meie neid asju teeme ja esimeseks teemaks võtame finantseesmärkide seadmine. See on siis selline hetk, kui oletatavalt inimene
või meie kõik siin oleme jõudnud arusaamale, et peaks investeerima ja olen pannud endale mingi eesmärgi, et me tahame siis jõuda kas finantsilise vabaduseni mingi hetk, see on selline abstraktne siis mõte on ju, või siis me teame, et me tahame teenida kindla rahasumma nagu, et ma tahan, et portfell oleks mingi hetk 1 000 000 eurot. Siis on vaja tegelikult selleks seada finantsilisi eesmärke, et sinna jõuda. Mis te arvate üldse, et kuidas saavad selliste abstraktsetest unistustest siis kuidas me sinna jõuame, mida on vaja teha selleks, et sinna jõuda? Plaan. Plaan. Lühidalt öeldes, et samamoodi ju nagu maja sa ei hakka lambist ehitama, sul peab mingisugused joonised olema, mingi struktureeritud tegevus on ja siis mina isiklikult arvan, et investeerimises võiks täpselt samamoodi olla, et või vähemalt umbkaudselt, et sa tead, et mis suunda, mis strateegiaga sa nagu lähed. Jah, ma iseenesest olen nüüd viimasel mõnes kohas lihtsustanud seda eesmärkide seadmist, et ma olen samamoodi teinud, et ongi finantseesmärkiks. Aga tegelikult ma arvan, et mõistlikum oleks vaadata suurt pilti kõigepealt. Et üldse mõelda erinevad eluvaldkonnad läbi, mida sa tahad selles valdkonnas, mida sa sellest tahad, kuidas sa suhetega tahad, millist tööd sa tahad teha, milline see töökultuur võiks olla näiteks, et kas sa pead istuma 9-5 seal või sul on vaba aeg, sa võid, ma ei tea, vaba graafikuga võib kodus töötada ja nii edasi, et kõik sellised asjad läbi mõelda ja siis erinevate valdkondade peale kokku vaadata, et sealt tulevad siis need finantseesmärgid välja, et sõltuvad sinu elustiilist, mida sa elada tahad, sellest nagu siis sõltub see, mis summa siis sul vaja on. Saad mõne näite tuua, et kuidas sa ise oled siis kombineerinud, ütleme, ainult nagu investeerimisportfelli finantseesmärki ja sinna juurde lisanud siis mingi muu eluvaldkonna nagu perega seotud eesmärgid? Ma isiklikult kasutasin seda, mis mul seal e-raamatus on ka see turniiridele harjutus. Ma ise tegin niimoodi, et erinevad eluvaldkonnad, kõikides valdkondades vaatasin läbi, et mis ma need siis tahaks, mis need minu jaoks kõige olulised asjad on. Ja siis ma vaatasin, kui palju selleks raha on vaja, enam-vähem. Kindlalt ei saa arvutada nii täpselt, aga see näitab mingil määral ära, et mis see minu siht on. Ja sealt ma võtan finantseesmärgi, sest mul ei ole vaja. Kas sa liitsid need kõik siis kokku lõpuks, et sa ei põhimõtteliselt, jah. Et spordis oleks või tervise mõttes oleks mul nii palju vaja? Jah, kui ma näiteks tuleb välja, et ma tahan, ma ei tea, mingit teatud taset tervises saavutada ja mul on selleks vaja käia, ma ei tea, 3 korda nädalas trennis, mul on vaja jõusaali pilet maksta selle eest, mul on vaja personaaltreener võtta selle eest, siis sealt tuleb välja mingi summa, palju mul iga kuu selleks vaja on. Samamoodi peres on, et ma ei tea, tahan perega reisida 1 või 2 korda aastas, siis jällegi tuleb mingi summa sealt välja. Et niimoodi võtsin need kokku. Sest tegelikult see 1 000 000 ka, see on, eesmärk on küll 1 miljonina, aga tegelikult on seal taga küsimus alati, et miks. Et sa tahad 1 miljonit, sest üks inimene võib-olla tahab sellepärast, et siis ta arvab, et ta leiab omale naise või kaaslase, teine arvab sellepärast, et see annab mingi staatust talle, kolmas arvab, et siis ta saab klubis käia ilma järjekordast seismata, mis iganes. Või keegi tahab üldse oma vanemat pensionile saata. Et tegelikult see eesmärgid seal taga on täiesti erinevad. Ja mind isiklikult see number ei motiveeri, et mina vaatan seda, miks. Et see eesmärk nagu motiveerib mind. Jah, ma arvan, et see on väga tõsi, et seal peab midagi taga olema, muidu see lihtsalt muutub ebaoluliseks ja kui raskeks läheb, siis on lihtne nagu seda kõrvale jätta. Ma ei tea, kas see 100% nii kehtib, sest mulle tundub, et mõne inimese jaoks on see number hästi oluline, et mõnda motiveeribki see rahanumber, et kui sina oled selline, keda see number motiveerib, siis kasuta seda, et sa ei pea nagu minu järgi või kellegi teise järgi tegema. Mina lihtsalt tean, et mind see ei motiveeri, et ma mängisin kunagi pokkerit samamoodi ja läks päris hästi, kui ma järgisin mingit süsteemi, aga ühel hetkel mõtlesin, et mis ma teen, ma lihtsalt tõstan raha ühest taskust teise, mingit väärtust nagu ei loo ja kadus motivatsioon ära ja enam ei läinud hästi. Et mina tean ennast piisavalt hästi, et see mind ei motiveeri. Aga kuidas seda siis teha, ütleme, et meil on see, kas see eluvaldkondade põhiselt on see number kokku saadud, see eesmärk, kuhu siis pürgida, või siis ongi see lihtsalt arbitraarne mingi number, mis tundub nagu äge tase, kuhu jõuda. Kuidas me siis reaalselt seda nagu saavutama hakkame? Kuidas teie oma elus nagu seda teete? Me räägime investeerimisportfelli põhiselt. Mis iganes number teil on, et kui on investeerimisportfellis on, et ma tahan jõuda portfelliga sellise tasemele või sul on lihtsalt mingi rahasumma, mida sa tahad elus kokku ajada või siis on nagu Taavil, et valdkonna põhiselt teab, kui palju raha ta tahab nagu igakuiselt teenida. Et kuidas seda eesmärki saavutada? No minu arust seal on nagu hästi isiklikust, kuidas ma näen seda, et pidev nagu, sa paned mingisuguse paika endale ja sa reaalselt püüad nagu olla siis performida selles
nagu ajaraamis, mis sa oled endale pannud, et sinna eesmärgini jõuda või siis isegi teha paremini sellest, et taaskord, et väga lihtne näide on Excel, eks ole, kuidas seda teha, joonistad mingisugused graafikud seal ja siis saad võrrelda nii-öelda prognoositud ja siis tegelikku tulemust ja siis sealt juba, kui sa näed seda pilti, siis sa ju saad tegevused vastu võtta, et kas siis suurendada nagu tootlikkust või säästumäära või kuidas iganes, et mind on see nagu väga palju aidanud. Jah, et see on hea mõte, et sa jagad selle nii-öelda tulemuse eesmärgid, et protsessi eesmärgiks. Ehk siis kuidas sinna jõuda on tegelikult see, et kõigepealt sa paned oma need mingid soovid paika ja siis iga soovi saavutamiseks sa pead midagi tegema. Ja ma ise olen kasutanud sellist asja nagu lõpust algusesse planeerimine. Ehk siis, kui sul ongi see soov näiteks, et ma tahan saada miljonit mingiks ajaks kokku, mis iganes, ma ei tea, 35 aastalt tahan miljonär olla, siis sa võtadki selle ette, et okei, miljon selleks ajaks, viskad kuskile kalkulaatorisse need numbrid sisse, et mis seal olema peab ja siis saad teada, et palju see iga kuu näiteks kõrvale panema. Ja see on see protsessi eesmärk. Ehk sisuliselt, kui sa jälgid iga kuu, et sa paned selle summa sinna sisse ja tootlus tuleb nii, nagu sa eeldasid enam-vähem, siis sa jõuad selle eesmärgini, eks. Et selles mõttes lihtsalt seda vaadata, et mul on vaja miljoni jõuda ja siis vaatad, mul on 40 000 on koos, et siis see motivatsioon võib ära kaduda vahepeal. Aga kui sa tead, et iga kuu 500 kõrvale ja sa oled iga kuu 500 pannud, siis iga kuu on win. Et Markus, nagu ma aru saan, sina teed siis Excelis jälgid seda enda reeglina küll, ütleme, kvantitatiivselt mõõdetavaid asju, raha, numbritega kõik seonduv, minu jaoks on Excel väga hea abimees siinkohal. Taavi, kuidas sul, mis tööriist sind aitab? Excel või Google Sheets on alati hea abimees, et sinna võid ka teksti panna, kui number ei ole. Et kui sul on mingi tervise eesmärk, siis saad samamoodi panna sinna tekstina kirja, et mis see mõõdik on ja nii edasi, et ma vahepeal ajasin selle väga jaburaks, tegin hästi põhjalikke Excelid sellega, aga nüüd ma tagasihoidlikumad natukene ikka midagi kirjutan. Et ma ise olen kasutanud ka ühte Excel tabelit, ma ei tea, ma võib-olla jagan teiega ja näitan, vaatame kõik koos, kui see huvitav tundub. Väga põnev. Niisiis, et see on peamiselt seotud sellise investeerimise eesmärgiga ja kuidas neid finantseesmärke seada, mis siis aitavad investeerimisel kaasa, olen ma teinud sellise Excel tabeliga. Ja disclaimeri käigus ütlen ära ka, et me oleme seda investeerimisklubi liikmetega jaganud ja praegu see on olemas seal investeerimisklubi lehel, tööriistade lehel kõigile allalaetav ka, kes tahavad siin mängida endale finantseesmärki saada. Esimene küsimus, mida peab vastama, on siis see, et mis on portfelli hetke seis praegu. Teeme mingite algajate sellise abstraktsete numbritega läbi näiteks. Ütleme, et portfelli seis alguses, pakkuge mingi number, ma kirjutan siia. No see 500 eurot on väga okei, ma arvan. Oleneb alga hästi. Jah, okei, jätame 500. Et algus on 500. Siis, kui palju kuus suudab see inimene siis säästa? Ma ütleks, et see inimene ei tea, palju ta suudab säästa, et ta peaks selle 1% väljakutsega liituma. Räägi sellest väljakutsest, mis see mõte on selline hästi lihtne, et hästi palju inimesi tulevad minu juurde, kes ütlevad, et absoluutselt ei ole võimalik raha kõrvale panna, aga tegelikult, kui ma nendega räägin, siis selgub, et neil on neil pole aimu 100 euro piires isegi, nad ei tea, et kas pluss miinus 100 eurot kulub mingi, ma ei tea, toidu peale või mingi asjade peale, eks. Et tegelikult on säästukohti küll, aga mõte on siis see, et sa alustad, kui sa täna oled 0 säästnud, siis sa paned 1% see kuu kõrvale. Praegu on november, novembris paned 1 kõrvale või 1% kõrvale, järgmine kuu paned 2%, siis 3%, 4%, 5%, iga kuuga tõstad, kuni lõpuks enam ei suuda. Ja ma olen päris kindel, et enamus inimesi üllatuvad selle piiri peal, et kuhu maani tegelikult saab kõrvale panna, ilma et see kuidagi elu mõjutaks üldse. Tegelikult jõuad 70% reaalsuses. Täitsa vabalt võid sinna 20% jõuda nii, et sa isegi vaevu märkad seda, eks. Aga tundub, et absoluutselt ei saa midagi kõrvale panna. Väga lahe challenge. Kuidas selle kohta infot võib leida või kuidas selle liituda? Kõige lihtsam rahafoorumis otsingut kasutada, aga lühilink on rahafoorum.ee, // ja 1%. Protsent on sõnadega, et ma paneme notesidesse hästi lihtne on tegelikult. Saad märkme teha selle kohta, siis paneme. Et ma ise seda sama tabelit põhimõtteliselt kasutasin ka alguses ja mina suutsin reaalselt säästa kuus, maksimum oli 100 eurot. Et ma panen see 100 näiteks enda sellise näite puhul. Alustades on väga õige.
ja siis siin on küsimus, et mis on selline keskmine inflatsioonimäär ja ma võtsin lihtsalt meelevaldselt on räägitud ajalooliselt keskmisest 2,5-3%, et ma panin 2,5. Ja siis on küsimus, et mitmendast kuust hakkab portfell intressi teenima, ehk et siis kui sa tahad kohe seda raha, mis sul on juba investeerid, siis see iseenesest portfell teenib juba intressi, aga kui sul on mõte, et ma 12 kuud kogun ja siis hakkan investeerima, et siis saab siia näiteks 12 panna. Aga jätan praegu ühe, ütleme, et me panime kohe 500 juba tiksub kuskil, kogub raha ja siis 100, mis me iga kuu lisan, siis lisame ka investeeringutesse. Ja siin paremal pool on siis küsimus, et see on siis eesmärgi või unistuse küsimused, et mis on see kuine passiivne rahavoog, mida sa soovid mingil hetkel siis teenida, mis kataks ära su igakuised kulutused. Et minul ta alguses, ma ütlen, oli mida alguse poole seda kulud on madalamad ja kõik, siis oli ta selline 1000 eurot tundus nagu väga soliidne, aga see oli kaua aega tagasi ka. Kui sa 100 eurot saad kõrvale panna, siis 1000 on juba päris korralik. Jah, täpselt. Ja siis mingi ette kasvas 1500 ja siis tundus, et normaalne oleks 2000 ja siis tundus 2500, aga nii ta läheb alati, aga kuskilt on vaja alustada, ainu. Mis te arvate, mis ma panen siia? No aga panegi see 1000, vaata, kaua kulub. Ja siis viimane küsimus, et mis on selline oodatav portfelli siis tootlus järgmise, ütleme, kuni 10-15 aastaks, mida suudad teenida, et mina alguses olin väga optimistlik, mõtlesin, et kui ma hakkan aktiivselt investeerimisega tegelema, siis 14% suudan ma teenida. Ja esimese aasta lõpuks lõin numbrid kokku, teenisin 2,3% tootlust. Peaaegu. Ja, et siis ma langetasin kõvasti, et siis järgmine aasta ma vahetasin seda, kirjutasin 8% sinna, mõtlesin, et 8 on selline jälle laialt levinud keskmine protsent, aga mida te arvate, mis võiks alustajal investoril nagu olla? No ma paneks konservatiivselt 5 sinna näiteks, või oleneb perioodist, kas see on konservatiivne või mitte, aga võrreldes selle 14-ga on see päris konservatiivne. Ja, seda küll. Ma arvan 5 on ka mõistlik, kõik kogu kapital sul ju alati raha ei teeni. Et... Aga panem 5 ja siis me saame pärast proovida, et mis vahed sisse tekivad suurema protsendiga. Inflatsioon läheb sellest maha veel, eks? Inflatsioon, ta arvutab siin ostujõudu, portfelli väärtust. Seal all nagu kuskil tabelis läheb maha sealt põhimõtteliselt. Ja siin näitab seda näiteks, et kui mul on täna olemas siis 500 eurot ja ma panen iga kuu 100 eurot juurde sinna ja ma investeerin seda 5% tootlusega, siis ma jõuan kuise passiivse rahavooni siis, kui 240 000 eurot on koos. Näitab see tabel. Et 240 000 on siis see sinu, selle hüpoteetilise näite finantseesmärk siis, et kuhu jõuda. Ja siin allpool on siis selline kokkuvõtte kogu tabelist, mis näitab, et esimese aasta lõpuks on selle inimesel koos siis 1757 eurot. Näiteks 5. aasta lõpuks on koos 7447 ja 20 aasta lõpuks on siis koos 42 000. Nii et tegelikult see 240 000 jääb siia päris kaugele, ütleme siin 30 aasta peale sellise näite puhul. Aga mis selles positiivne selles näites on see, et saab igakuiselt alustada, et siin all on siis iga aasta laiali tõmmatud ja siis põhimõtteliselt saadki selle endale eesmärgiks võtta, et järgmine kuu peaks mul olema siis 602 eurot teenitud, siis sellest järgmine kuu 705 ja niimoodi on võimalik siis proovida seda numbrit siis järgida. Et mina olen ise nii käitunud. Ma arvan, tegelikult siin on üks oluline asi see ka, et kui sa toimetad juba selle valdkonnaga, siis see 5% ei pea jääma 5%-ks. Et õpid juurde, saad teada, suhtled teiste investoritega, arutad erinevaid võimalusi, miks mitte, see võib 10-ks ka tõusta ühel hetkel, on ja siis tuleb see aeg nagu kordades lähemale. No, ma pakuks, et antud juhul on isegi olulisem see, et see 100 euri kasvab 200-ks, 300-ks, 500-ks. Aga vaatame korraks, võrdleme, et kui inimene suudab siis 100 euro asemel panna kõrval näiteks 250, teeb sellise hüppe, siis näiteks muutus see, et 20 aasta pärast mitte tal enne oli 42 000, siis nüüd on tal juba 103 000. Ehk et see on üle 50%, üle 100% kasv, tähendab sellest 42. Aga paneme tagasi 100, on see, mis ta suudab siis iga kuu panna, aga paneme tootluseks, paneme siin, ütleme 8%. Siis tegelikult
20 aasta pärast on tal koos 59 000. Ehk et oluliselt tähtsamal alguses just ise aktiivset raha juurde portfelli saada. Eriti ükste väikeste summade juures on. Ja. Et kui sa paned tonn ja siis paned 100 eurot juurde, siis mõju nii suur enam ei ole, aga ikkagi, kui sa saad nii vähe panna kõrvale, siis tegelikult võiks kasvatada. Aga üks asi, mis siin on see, et miks ma nagu ka tahaks või nagu pean oluliseks sellise arvutuse läbi tegemist. Ja ma isiklikult olen kasutanud sellist kalkulaatorit, kus sa näed mitu aastat nagu kulub sinna eesmärgini jõudmiseks. Just selle mõttega, et kui ma seangi eesmärgis, et 35-selt tahan miljonär olla, panen oma numbrid siia sisse ja siis vaatan, et okei, et selliste numbritega ma jõuan miljonäriks 145 aastasena. Siis see annab mulle väga selge signaali, et okei, ma pean kas oma eesmärki üle vaatama või ma pean midagi drastiliselt teistmoodi tegema, kui ma tahan selleni jõuda. Muidu on see, et sa lihtsalt viskad oma see 100 euri sinna ja siis loodad, et sa oled miljonärina ja siis 35 aastaselt vaatad, et mul on 80 000 koos. Jah, ma ühes esimeses saates vist rääkisin selle näite, et kuidas on valed lootused nagu paljudel noortel, et ongi selline miljonäri eesmärk on ja see tavaliselt on sellise 5 või 10 aastase sammuga, et kui sa oled 20 aastane, siis sul on 25-selt tahad miljonäriks saada, kui oled 25 tahad 30-selt saada, ja siis täna oled, ütleme, on 10 000 eurot näiteks koos. Ja siis sul ei ole seda kindlaid finantseesmärki seal vahepeal ja see tundub, et see ongi saavutatav. Aga kui sa tegelikult võtaksid selle tükkideks lahti ja jagaksid kas või kuude vahel selle 1 000 000 eurot ära, siis see tähendab seda, et mis me saime. Iga kuu sa pead siis panema kõrvale 16 666 eurot. Et 5 aastaga miljonäriks saada. Ja siis vaatad, kui reaalne nagu see on, tegelikult ei ole. Sa võid mõelda, et kas see on reaalne või mitte, et palgatööga see tõenäoliselt ei ole reaalne, aga kui see on reaalne sinu tugev soov, siis alusta oma startupi, rügasin 24/7, võib-olla hüppab, või kui esimese korraga ei õnnestu, siis teed teised, kolmandad, neljandad, Ja lihtsalt see nagu näitab jällegi seda, et kui sul on teistsugused eesmärgid, siis sa pead valima teistsugused vahendid lihtsalt. Või siis saad aru, et ega ma nii väga ei taha seda miljoni staatust, et see on nagu piisab ka 200 000. See on raske töö, et ma ei tahagi nii väga. Ja, et kui sa saad aru, mis sa tegema pead selleks reaalselt, siis paneb perspektiivi selle asja, et kas ma ikka tahan seda, kas ma olen nõus need ohvrid tooma selle nimel või mitte. Mis te arvate sellise lähenemise puhul, et mis on need olulised nüansid või nipid, mida peab selle elluviimisel nagu jälgima, et minu esimene soovitus on see, et kui ma olen ise seda ka, ma olen reaalselt seda sama tabelit kasutanud ja olen seda teinud 6 aastat vist ja mul on kõik need tabelid alles ka, et ma olen teinud esiteks mitu versiooni ja see ongi see, mis Markus rääkis ka, et kui me täna teeme sellise tabeli, kus me paneme 100 eurot kõrvale ja me aastaga areneme nii palju, et me suudame aasta lõpuks panna 250, siis miks mitte teha uue aasta hakul või eel siis uus arvutus, ehk et seada, vaadata, mis on muutunud, et täna ma suudan juba rohkem kõrvale panna, võib-olla tootlus on ka tõusnud natukene ja siis tuleb see nii-öelda see soovitav rahasumma, mis meil on, tuleb oluliselt lähemale. Et mina olen nagu neid muutnud iga aasta tagant umbes või pooleteist aasta tagant, kui ma olen siis jõudnud oluliselt ette oma eesmärgist ja sellest nendest numbritest natuke ettepoole. Ma arvan, et see on väga nagu hea mõte, et iga kord, kui sul õnnestub nii-öelda teha areng oma nendes asjades, kas siis seda keskmist tootlikkust enda portfellil parandada või siis nii-öelda suuta rohkem kõrvale panna, siis tegelikult see lõpptulemus läheb ju ainult ilusamaks ja ainult muutub ka nagu rohkem kätte saavad, lähemal asuvaks sulle nii-öelda. Et ei ole enam see, et 80-aastaselt oled mingisuguse suurema summaga, vaid see tegelikult võib juba täitsa 10 aasta raadiuses olla, siin on üks selline aga juures, et millele ma ei oska nagu vastatada, kas see on hea või mitte, on see, et kui sa iga aasta, kui paremaks läheb, paned selle prognoosi ka paremaks, siis krahi korral läheb hästi suur langus halvemaks, et kas sa siis tood alla tagasi või siis sa vaatad, et hästi kõrged eesmärgid on ja üritad neid täita ikka. Ma võin teile näidata enda seda graafiku, kus ma neid finantseesmärke järginud olen, et päris võib-olla huvitav teekond on, et näidata, kuidas see asi reaalselt välja näeb. Ehk siis algus 2013, jah? Ja 2013 aastal hakkasin neid asju kirja panema. Ma nüüd ei mäleta, et 2013 aastal, mis summaga ma siin alustasin, et see 0 ei olnud, aga see oli natuke kõrgem, et kas see oli siis
ütleme, kas ta oli 3000 või 7000 eurot, ma täpselt ei mäleta, kummaga ma siis, kus ma sealmaal olin nagu omadega jõudnud. Ja mis siin, noh, see tundub väga kirju olevat, sest siin on nagu päris mitu rida, aga siin on siis kõik minu eesmärgid, finantseesmärgid, mis mul olnud on siis üles joonistatud, et ma alustasin, siin on siis, alustasin sellega, et mul oli, ma arvutasin välja, et kui ma jätkan täpselt nii, nagu ma täna suudan kõrvale panna, kuidas mul siis läheb. Ja see kõige alumine joon näitabki seda, et kui ma tollel hetkel oleks ainult niimoodi edasi läinud, et mitte midagi poleks paranenud, et kuidas siis tõenäoliselt mu seis oleks arenenud. Ja siis ma tegin, see järgmine joon siit on see, et kui ma nüüd suudan oma nii-öelda, ma panin eesmärgi, kui palju ma suudaks iga kuu kõrvale panna, et kui ma seda eesmärki nüüd suudan järgida, et kuidas mul siis läheb. Ja siis ma nägin seda vahet, et kui suur vahe on sellel, kui ma pingutan natuke versus see, kui ma teen täpselt nii, nagu mul täna nagu mugav juba teha on. Ja nii need on vahepeal arenenud, et minu algne eesmärk on saanud jälle mugavustsooniks, siis ma olen jälle uue eesmärgi pannud ja siis niimoodi arenenud ja see tumepunane joon siis näitab seda, et kuidas mul tegelikult portfelli seis läinud on ja seal lõpus on mõnust Ameerika mäed, aga see on siis kinnisvara ostmise pärast, et pidi portfellit realiseerima kõvasti. Ja see helesinine joon on siis see helesinine unistus, millest me rääkisime, et kui minna otsejoones 0 punktis sinna miljonini enam-vähem. 16 666. Ja siis näed, kui suur vahe on sellel, mis sul tegelikult reaalsus on ja mis sul see unistus nii-öelda on. See lotovõidu eesmärk. Kui saaks lotovõidu kätte, siis jõuaks sinna. Jah, siis ei peaks isegi 2019 aastal seal olema, vaid see siin püsti joones üleval on. Et mis emotsioone teil selline tekitab, kas läheb liiga keeruliseks või kuidas te ise teinud olete? No mina isiklikult ei ole nagu nii keeruliseks ajanud seda asja. Et mis ma tegin, kui ma seadsin seda eesmärki, siis ma arutan nagu vahe eesmärgid välja lihtsalt. Et ma tean, et ma ei tea, paari aasta pärast näiteks peaksin jõudma sellise summani ja siis ma kontrollin, võrdlen, et kas ma jõudsin selle summani või mis see seis on. Ja mulle meeldib veel teha neid prognoose esiteks hästi konservatiivselt. Ehk siis, kui me arutamegi tootlust, siis ma panengi sinna mingi 5% või võib-olla isegi vähem, olenevalt sellest, kui konservatiivne ma olen. Sest et siis, et kui ma teenin 10, siis ma jõuan ette sellest, aga kui ma ei teeni 10, kui ma teenin vähem, siis see üllatus ei saa positiivne või ei saa väga negatiivne olla. Et ma eeldan, et tootlusega läheb halvasti ja näen rohkem vaeva selle nimel. Et ma pigem vaatan lihtsalt neid vaheetappe vahepeal, et ma sellist nii põhjalikku igakuist seda jälgimist ei tee. Aga kui suurteks sa endal need vaheetapid oled nagu teinud? See ajaraam seal on? Ma ei mäleta praegu peast, mis ma tegin. Ma põhimõtteliselt tegin Excelisse lihtsalt mingi protsendiga, et iga 10% vahe järel vist. Et sõltub, kui pikk eesmärk on. Et kui eesmärk on selline 20-aastane, siis ta arvutab sul esimene 2 aasta pärast, 4 aasta pärast, nii edasi. Et mingit konkreetset sükest 5 aastaku plaani sul nagu ei ole? Ma ei hakanud, selles mõttes ma tegelikult tegin selle tabeli lihtsalt ise endale, siis ma lihtsalt võtsin, et võtame mingi 10 vaheetappisid ja mis tundus tol hetkel mõistlik, seda ma kasutasin. Et muidugi, kui see eesmärk on 5 aasta pärast, siis sa võid iga aasta ikka vaadata ilusti, et mis seis on. Aga nüüd, kui see finantseesmärk on nii-öelda seatud üldiselt, siis on vaja nagu reaalselt tegutsema hakata. Ja mis see tegutsemine, kuidas see välja näeb, see tihtipeale on see, et me peame igapäevaselt tegema häid finantsotsuseid. Ehk meil tuleb kuu algus raha sisse, siis me peame igapäevaselt otsustama, kus me selle paigutame. Niimoodi, et võib-olla jääks kuu lõpus rohkem alles ja saaks selle siis investeerida. Et Markusele annan järje üle eelarvestamine siis. Just, et eelarvestamine sealhulgas siis sissetulekute ja väljaminekute jälgimine öeldakse, et üks olulisim isiklike rahaasjade haldamise komponent. Et miks, Taavi, üldse kirjutada üles sissetulekuid ja väljaminekuid, et mis selle nagu võlu on? No ma ütleks, et ega ilma asjata ei olegi mõtet seda teha. Et sul peab olema mingi konkreetne eesmärk. Et põhimõtteliselt eelarve on töövahend ja see aitab mingit asja saavutada. Et kui me räägime siin sellest kulude juhtimisest või mõjutamisest kuidagi, siis tegelikult see, mis Marko ütles, Marko ise teab ka, et see ei ole nagu õige jutt. Et sa ei pea ootama kuu lõpuni, vaid sa peaksid just palgapäeval automaatselt selle raha ära panema ja sa ei pea isegi otsustama iga päev, vaid sa lihtsalt teed täna püsikorralduse, mis automaatselt palgapäeval raha ära viib, ehk sa ei pea isegi pead vaevama selle pärast. Et eelarve siin väga otseselt ei aita.
eelarve ei aita ka siis, või selle esimese asja puhul, mida võiks teha, esimene asi on see, et sa lihtsalt vaatad kõik oma püsikulud üle. Et kõiksugu tellimused, mingid ajakirjad, telefonipaketid, mobiilipakk või need interneti, teleka ja mis iganes, kõik paketid, asjad üle vaadata. Tihtipeale ei ole seda vaja, kunagi müüsin telefoni teel 5 neid telekapakette, helistasin inimesele, kellel oli vist, ma ei tea, kas mitu aastat äkki oli olnud see mingi 39-eurone satelliit ostetud ja see seisis kuskil nurgast, oli ära unustanud, et see tal olnud üldse, maksis muudkui põhimõtteliselt 40 euri kuus või mingi siuke, et kui sa need asjad üle vaatad kõik, võib-olla sul ei ole midagi vaja, võib-olla saad mingi väiksema paketi võttes, sa ei kasuta seda suurt asja ja nii edasi. Et sisuliselt reeglina see ühekordne selline üks kõne või üks meil ja igakuine siis sääst on käes. Et mobiilioperaatoritele seda tavaliselt ei meeldi, aga nad vaikselt nimelt tõstavad hinda, nii et sa siis vahepeal peaksid vaikselt ka ütlema, et kuule, hind on liiga palju tõusnud, et tehke mulle parem pakkumine. Aga seda on võimalik nagu siis märgata, kui sa reaalselt jälgid, kuhu see raha kulub, on ju. Et seda on nagu üles kirjutama. Teoreetiliselt saab panka lihtsalt sisse logida ja sa näed, kuhu see raha kulub. Või kui sa maksad arveid niisama, siis need püsikulud sa näed niisama ka ära, eks. Et seda on suht lihtne. Et selle jaoks ma ei ütleks, et sul otseselt eelarvet vaja on. Sest minul, ma olen vanamoeline veel, ma tahan näha, kuhu ma raha panen, nii et ma olen veel käsitsi maksnud need arved. Aga isegi kui need sulle automaatselt on tehtud, sa näed tegelikult arveid. Sa lihtsalt võtad kõik oma arved ette, näed, mis need igakuised arved on ja sealt saad muuta midagi. Sul ei ole mõtet tegelikult eelarvet pidada selle üle, et palju sa näiteks internetipaketist maksad, sest see on iga kuu täpselt sama. Eelarvega sa seda ei mõjuta. Et mis nagu eelarve võiks mõte olla eelarvel on see, et esiteks saad kulud kaardistada, et kui sa ei tea, kuhu raha läheb, ja teiseks siis saad mõjutada kulusid. Ehk iga see kulukategooria, mis sul siin näites on praegu seal mingi 10 tükki neid umbes, et kõik need kategooriad on eesmärgid. Et siis sa saad, kui sul on soov näiteks mingit kulu vähendada või mingit kulu suurendada, näiteks investeeringutesse panna, kus sul ei olegi investeeringut sinna pandud, siis on all säästu eraldi. Ja siin on säästu rida, et selles tabelis on teistmoodi. Okei. Et sul võib olla eesmärk, kas seda alumist rida suurendada või siis mingit teist rida vähendada, aga niisama ma isiklikult ei näe, et väga palju oleks mõtet neid kõiki kulusid üles panna, kui sa tead, kuhu läheb. Ma olen ise kirjutanud üles just selle emotsionaalse sideme pärast, et üks asi on see, et ma maksan selle ära ja teine asi on see, kui ma selle veel ühe korra võtan lahti ja kirjutan pangast ümber siia Excelisse, siis hakkab eriti valus veel. Et siis näed, kuhu nagu raha kulus ja siis hakkab valus ja siis järgmine kord võib-olla ei tee sellist kulutust. Jah, ei, selles mõttes, tal on eesmärk, see aitab nagu kulusid vähendada. Aga lihtsalt minu mõte on see, et ma alguses tegin ka, ma olen aastaid teinud sellist põhjalikku tabelit ja ma tean inimesi, kes teevad seda hästi põhjalikult ja ma tean inimesi, mõnele meeldib seda vaadata mingi 2 aastat tagasi, et kui palju mu leiva peale kulutatud summa on kuu jooksul kasvanud. Mina, mulle meeldib vaadata. Et kui see on nagu see, mida sa teed ja sa naudid seda, siis palun väga, aga see kahjuks nagu minu kogemusel mingi 90% inimestel ei tööta. Et milleks kasutada süsteemi, mis ei tööta. Et sa lihtsalt pea nagu eelarvet selle üle, mis on oluline. Antud juhul ongi siis, ma ei tea, teeme mingi eelarve näite läbi näiteks. On sul mõni konkreetne asi, mida sa mõjutada tahaksid eelarvega? Eelarvega. Näiteks kulutusi, mingid mõttetuid kulutusi, nagu mingi taksosõidud ja mingi. Okei. Mugavusasjad, ütleme. Luksuskulutusi ja sa saad vähendada? Jah, näiteks. Miks? No meil on tasuta ühistransport, saab nagu liikuda, võimalused on loodud, et sisuliselt ei ole ju vaja nagu. Okei, aga mis sa selle rahaga teed? Vahet ei ole, kui see raha kaob, lihtsalt sa ei taha seda luksuse peale kulutada? Mis ma teeks sellega, investeeriks selle raha. Okei, ehk siis tegelikult sa tahad neid kulusid vähendada sellepärast, et suurendada investeeritud summat? Näiteks. Nii, see on täpselt minu see mõte on see, et me paneme endale siit need 10 eesmärke, põhimõtteliselt iga kulurida on omaette eesmärk, me üritame kõiki neid järgida, me üritame kõiki neid vähendada, aga tegelikult ei ole ju vahet, kus see raha tuleb. Et sa lihtsalt seaksid omale selle ühe eesmärgi, ma tahan investeeringute summat suurendada selle summani. Kui sa selle kuu alguses ära teed, siis kas on vahet, kuhu see raha läheb ülejäänud? Sisuliselt ei ole. Ja kas on lihtsam järgida seda ühte eesmärki või kõiki neid 10 iga päevaga pingsalt järgida? No pigem ühte on ju. Aga minu arust siin on nagu see hästi huvitav mõte ka, et ma enda süsteemis olen ehitanud sükse nagu versiooni, et iga kulurida, mis ma olen teinud, ta näitab nagu protsenti osakaalu kõikidest kulutustest kokku.
siis kui ma vaatan, seal ongi näiteks mingisugune ma ei tea, reede õhtused väljas käimised, eks ole, ja siis sa vaatad, et nii nagu mis see nagu, see nii-öelda reaalsus kikib sisse sulle, et sa näed, et kui suure osa või ütleme, millise osa sa tegelikult oma kõikidest kuludest kulutad kuskile reede õhtusse öölokaalidesse näiteks, on ju. Et mulle oli isiklikult nagu väga silmi avardav kogemus, et ma üldse ei kuluta palju sinna, aga tegelikult see raha ju võiks veel ratsionaalsemalt nagu ära kasutada. See ongi see kulude kaardistamise osa, eks. Just. Et kui sa enam-vähem tead, kuhu su raha läheb, siis tegelikult minu silmist ta nagu lisaväärtust otseselt ei anna. Okay. Aga senikaua, kuni sa ei tea, siis muidugi tasub nagu panna kõik kirja ja vaadata, et. Ja. Aga Taavi, räägi äkki põgusalt sellest, et mis sinu hinnangul, milline see nagu kulude-tulude kirja panemise formaat on nagu kõige toimivam või efektiivsem, et kas minna sellega nagu nii-öelda väga süvitsi, teha seda natuke niimoodi pinnapealsemalt mingid kulukategooriad kokku tõmmata, et mis sa näed, mis süke efektiivne nagu formaat võiks olla? No ma arvan, et kõige efektiivsem on see, mis sinu jaoks töötab. Et inimesed on erinevad, mõned on nagu Marko, mõned nagu mina olin samamoodi alguses. Mul oli vahepeal vist mingi 50 kategooriat või mis iganes, igad mingi sendi täpsuse, kõik asjad panin kirja ja nii edasi. Et saab nii teha, kui see töötab, palun tee. Täna on minu see eelarve selline, et mul on paberi peal pastakas ja paber, ma lihtsalt kirjutan sinna, ma teen kulu, ma kirjutan selle, isegi ümardan täis euroni kõik numbrid, mind ei huvita nagu. Et mul on eesmärk, et kuna ma kasutan seda nii-öelda sääste, aktiivne tulu on suht väike, siis minu eesmärk on jääda mingi summa sisse ja siis ma lihtsalt iga kulutusega panen siia juurde, et okei, nüüd mul on siuke summa järel, see summa järel ja nii edasi. Et see on minu jaoks. Aga teiste jaoks, kui me räägime sellest, et su eesmärk on näiteks investeeringute summat tõsta, siis saadki lihtsalt panna paberi peale kirja, investeeringud, eesmärk 200 ja siis kui sa teed selle ära, siis paned sinna alla kirja, et panin 2 sotti, eelarve tehtud. Et tegelikult see ei pea üldse keeruline olema. Lihtsalt tasub nagu vaata, mis sinu jaoks töötab. Tasub katsetada, ma arvan ka, et ma proovisin ise, varasemalt olen proovinud äppi, et kus ma käin poes, ostan midagi, panen kohe äppi kirja, siis olen vaatanud panga väljavõtteid pärast, siis olen teinud Excelisse, igast erinevaid asju ja mulle nagu istub see ja paljudel istub ka see, nagu Taavi rääkis, et sul ongi see siis igapäev on üks eesmärk, et kas kui palju sa päevas võid kulutada või siis sul on see, et kui palju sa kuus tahad nagu kõrvale panna. Et ma olen täpselt seda nõu ka, et teha seda, mis sulle töötab, aga teha midagi. Yeah, see on nagu põhiline. Ma ise katsetasin kõik äpid ära kunagi, Exceli need plangid on muutunud aasta jooksul nagu mingi 1000 korda, et katseta, lihtsalt tee. Räägi sellest ka, et kas sellel tegevusel peaks olema nagu mingi konkreetne regulaarsus, et see toimiks kõige paremini, et ütleme nädalas korra vaadata oma seisud üle, 6 korra, kvartalis korra, mis sa oled näinud? No minu kogemus ja minu arvamus on see, et seda kulusid peaks igapäevaselt kirja panema. Igapäevaselt? Jah, sest kui sa teed selle kulu ära, sa lähed koju, või mõni paneb äppi kohe, aga kui sa teed seda kogu aeg, siis sa näed kogu aeg oma seisu. Et sellest on nagu kasu ka. Kui sa kuu lõpus need kirja paned, siis mis sa teed? Sa vaatad, läks valesti, ups. Et sisuliselt sa ei oma seda kontrolli kuu lõpus sa saad ainult tagasi vaatavalt, vaadata, et millele ma kulutasin, eks ole, aga sa ei oma nagu hetkes seda kontrolli. Kui sa igapäevast paned, siis nagu Marko ütles, et sul hakkab valus ühel hetkel, kui sa vaatad, et täna on 10, mul on juba 80% kuu eelarvest läinud, et sa saad õigel ajal võib-olla pidurit panna vaikselt. Et sellest on nagu pointi ka. Et teistele, kes kuulavad ka, et see tabel on ka olemas, siis kes tahab nagu detailselt jälgida, nii nagu mina lähen nagu veits hulluks sellega, et siis saab nagu seda tabelt kasutada, et meil on siin lehe peal on tööriistade lehekülg ja siis siit laeb ära, et siin on see finantseesmärgi tabel ja siin on eelarvestamise tabel, et saab need endal tõmmata ja äkki nendest on abi kellegil. Ma äkki mainin selle remargina ka ära, et siin on mingi süke nupuke nagu vormista tellimus, et tegelikult mingit vormistamist ei pea nagu tegema ja raha eest midagi siin ei ole, et lihtsalt see vormista tellimus on sisuliselt nagu lae alla. Jah, aga kolmas kategooria, kus tahaks sisse minna, on varad kohustused / neto väärtus kokku või siis investeerimisportfell, et räägime natuke, kuidas seda
oma varasid jälgida või siis kohustuste ümber mõelda. Ja küsimus oleks siis selline, et kuidas seda teha? Kuidas teie teete? Kuidas teie jälgite oma siis varasid ja kohustusi? 2 silmaga hoolselt. No, minul on näiteks lihtsalt põhimõtteliselt 2 tabelit. Et üks on see ühisrahastuse tootluse arvutamise tabel, mida ma iga kuu teen, et näha, mis seis nagu portfellis on ja varakult tähele panna, et kui kuskil portaalis midagi hakkab jamaks minema, et siis ma saaks kontrollida kiiresti. Aga teine asi on siis selline bilansitabel, kus ma siis vaatan, et mis see nagu netoseis lõpuks on. Et kui suur on see nii-öelda võimenduse protsent, ehk kui palju mul laene kohustuste või selle nii-öelda portfelli investeeringutega võrreldes on ja mis see lõppseis on. Ja siis vaatan ka seda, et kas see nüüd kasvab või siis kahaneb või mis toimub. Ma ikkagi üritan sinna suunda saada, et ta kasvaks igakuiselt. Et jah, üsna lihtne, et ma tegelikult, kui keegi tahab väga detailselt seda asja näha, siis ma webinaris rääkisin täpselt sellest, et mis numbrid ma vaatan ja see salvestus on täitsa olemas, et saab üles otsida. Markus, kuidas sina jälgid? Pean ütlema ausalt, et mingisugust netoväärtuse nagu arvutust ma enda jaoks tegelikult ei teegi. Et kaudselt ma nagu niimoodi olen seda enda jaoks üles ehitanud, et võtan siis mingil hetkel, kuna ma ettevõtte alt toimetan oma investeeringutega, võtan lihtsalt ettevõtte bilansi mahu mingisuguse seisuga, laene mul seal peal ei ole ja -20% ja enam-vähem saan nagu teada, mis see seis on. Et rohkem ma tegelikult jälgin investeeringute nii-öelda liikumist ajas ja neid kuiseid tootluseid asju, et samamoodi nagu Taavi mainis, et kui kuskil hakkab nagu midagi rukkisse kiskuma, et siis ma saan öelda sellel härjal sarvist kohe, aga ütleme, kas olen ma täna 5000 või 8000 või 10 000 netoväärtusega, see mulle niivõrd nagu endale korda praegu ei lähe. Jah, ma ise ka netoväärtust kui sellist olen arvutanud nagu paar korda viimase 5 aasta jooksul, sest et kui sa teadlikult tead, et sul suuri kohustusi ei ole või sul on, mul on nagu kodulaen ja leasing, nagu igal endast lugupidav päris suured kohustused. Eesti inimesel on, et siis, ja nende protsenti sa tead, mis sa võtnud oled, et mis need ikka siis nagu igapäevaselt või igakuiselt nagu kirja panna ja näppida, et ma pigem tegelikult siis keskendun ainult vara poolele, ehk et jälgin oma investeerimisportfelli väga aktiivselt ja seal sees jälgin täpselt samuti siis varaklasside põhiselt, instrumentide põhiselt ja raha osakaalust, kui palju ma olen sisse pannud ja kui palju on tootlusest tekkinud. Just täpselt sama. Et võib-olla siis räägimegi natuke sellest vara poolest ja varade jälgimise poolest, et mida te siis seal sees jälgite? Kas eraldi varaklasse kõiki, kas läheb veel detailsemaks kui see? No minul on põhimõtteliselt see bilansi tabelis on lihtsalt eraldi varaklassid. Mul tegelikult, mul on ühisrahastusportaalid on ka eraldi, sest nii on lihtsam seda lihtsalt kirja panna sinna. Et tegelikult see, ma otseselt seda ei vaata, et see ei ole nagu nii oluline. Ja ega ma seal väga detailselt ei olegi. Et just põhjus, miks ma seda tegelikult bilanssi vaatan või seda netoväärtust vaatan, ongi see, et kuna ma olen tükk aega elanud põhimõtteliselt oma säästudest, siis ma võtan sealt välja kogu aeg ja minu jaoks on oluline see, et ma ei võtaks välja rohkem, kui see asi kasvab. Et ma üritaks nagu niimoodi, et see asi nagu liiguks edasi. Ja kui siis kahaneb, siis ma tean, et ma pean pingsamalt oma eelarvet järgima, et see nagu annab mulle signaali. Et minu jaoks on see number nagu kõige sügavama infoga. Et kunagi ma vaatasin neid mingeid muid rahavoogusid ja mis iganes asju, aga täna see nagu ei anna mulle seda infot, mida mul vaja on. Jah, et selles olukorras, kus reaalselt sa elad ka sellest rahast, mis siis kogunenud on, et siis tuleb nagu natuke ümber seadistada kõik asju. Ma ei tea, lihtsalt minu jaoks see töötab, et igaüks võib ise mõelda, mis tema olukorras oluline on. Kui su eesmärk on reaalselt teenida, ma ei tea, 500 eurot või 700 eurot või 1000 eurot seda passiivset tulu, siis ilmselgelt sa jälgid seda passiivset tulu. Et minul seda eesmärki täna ei ole. Et minu eesmärk on lihtsalt, et mu portfell kasvaks kiiremini kui see. Et mul tegelikult otseselt ei ole vahet, kas see on kuskilt nüüd passiivne või aktiivne või kas see nüüd tiksus mulle intressina või dividendina või lihtsalt mingi aktsiaväärtus kasvas või nii edasi, et ma tahan seda lõpptulemust näha lihtsalt. Aga nüüd 3 sellisest personaalse rahanduse tööriistast või kategooriast rääkinud, finantseesmärkide seadmine,
eelarve tegemine või siis kulud-tulud ja viimasena siis selline varad kohustused, et mõned üldised nõuanded siis inimestele, kes veel ei halda oma rahaasju, et mis nad siis täpsemalt tegema peaksid, et kokku võtta seda teemat, mis te arvate, mis on nagu siis kuldsed reeglid? Hakkame elu õigesti elama. Mis see õigesti elama tähendab siis? Peaks tegelema nende asjadega. Mulle meeldib hästi siuke lause, et see pole küll siia konteksti päris, aga 80% of success is just showing up, ehk siis mida ma tahan öelda sellega on see, et kui sa lihtsalt võtad, väga lihtsad asjad tegelikult ju, paned oma mingid numbrid sinna sisse kuskile, väikene põgus analüüs peale, et siis sa saad aru, miks mingid dünaamikad on sellised olnud, nagu nad on, kui sa lihtsalt teed selle läbi, lihtsalt käitud, harjutad selle rutiini endale sisse, mis ei ole isegi nii kohutav rutiin, vaid lihtsalt teedki ära nädalas 5 minutit, siis ma arvan, juba see on nagu väga suur nagu asi, et lihtsalt teha seda nagu on minu arust kõige olulisem märksõna, et see kõik taandub distsipliinile. Taavi, mis on sellised asjad, mida kuulajad, kes hakkavad oma rahaasju jälgima ja investeerima, mis on need asjad, millega nad saaksid abi siis Rahafoorumi lehelt või mida nad tulevad Rahafoorumi lehel näiteks, mida nad otsima peaksid või mis sa neile pakud? See oleneb sellest, kus sa hetkel oled, ehk siis nagu me enne rääkisime, kui sulle ei oska raha kõrvale panna midagi, tundub, et võimatu, siis 1% väljakutse väga hea variant, eks. Kui sa ei tea, kuhu sa jõuda tahad, siis tasub turniiridele harjutust otsida, et selle kohta mul seal peaks ka olema selline lihtsustatud versioon üleval videoga ja võib-olla eesmärgid ära seada. Ja kui investeerimisega tahad alustada, siis tasub e-raamat võtta, sest see on lihtsalt kiirem ja lihtsam, kui blogist hakata kõike otsima. Et tegelikult on kõik see info olemas tasuta. Et minu blogist leiab selle, võib-olla teiste blogidest leiab, internet on paksult infot täis. Aga lihtsalt erinevus on selles, et raamatus on ta järjestikus, õiged sammud õiges järjekorras ja kõik ülejäänud info on väljas. Et sul lihtsalt ajakulu on tunduvalt väiksem, kui sa teed nagu järjest niimoodi. Jah, ma olen Taavi tegemistel silma peal hoidnud ja üle 10 aasta pikkune kogemus on seal taga, et tegelikult väga soovitan. Nii et minu poolt igastahes aitäh teile tänase saate eest, tõmbame tänaseks otsad kokku ja kõigile siit soovime siis korras rahaasja. Aitäh! Ciao! Aitäh! Selleks korraks siis kõik. Kui leidsid siit midagi kasulikku, siis jaga seda kindlasti ka teistega ja oma mõtteid võid meiega jagada kas rahafoorum.ee kodulehel või Rahafoorumi kommuunis Facebookis.